Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõikidele peregrupi liikmetele, kes siis jätkuvalt toetavad kanalit, annavad motivatsiooni edaspidiseks. Vahepeal läks neid liikmeid siis nagu vähemaks. Nüüd paar liiget on jälle juurde tulnud, see on ainult positiivne. Kindlasti, kui teil on võimalus kanalit toetada ja tahate näha ka ilma reklaamideta videosid ja natukene paremini vaadatavaid videosid, siis mis on ühes tükis kõik tähtkujud, siis kindlasti liituge peregrupiga. Lisan siia videole selle ette ära, et kõik siis kindlasti vaadake, video all on kirjas, kuidas saate liituda peregrupiga. Ja üldplaanis vaatame siis, mida see nagu mai teine pool toob kõikidele 12 tähtkujule suhetes ja armastuses siis. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöida nuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas lõvidele, lähitulevik, suhted, armastus. Mis on tulemas lõvidele, lähitulevik, suhted, armastus. Ja võtame siit 2 kaarti veel lõvile ja 1 kaart lõpetuseks ja tuli 2 kaarti. Lõvid võtavad esimese tähtkujuna siit lisakaardi. Ja tagurpidised kaardid jätame siis lõppu, see vist kukkus enne, ma eeldan, et siis need 2 ja hakkame siit pihta. Muidugi esimese kaardina hüppas lõvile kohe laua peale müntide 4. Müntide 4 tähendab rahaga ettevaatlikult ümberkäitumist põhimõtteliselt lõvid. Et ärge siin liigselt võib-olla laristage, ärge liigselt palju või pimesilmi kedagi siin usaldage, sest negatiivse poole pealt müntide 4 võib tähendada pettusi, vargusi, saladusi. Samas jällegi positiivne kaart see ikkagi on ja tähendab ta stabiilsust ja turvatunnet. Ja kaart ütlebki, et kui te suudate nagu hästi enda rahaasjadega ümber käia, siis te suudate kas säilitada või saavutada hästi sihukese stabiilse ja turvalise nagu keskkonna. Nüüd muidugi teise kaardina on siin kohe välja anda siis müntide 10 ja 2 mündikaarti nüüd järjest, ehk siis väga hea rahaenergia peaks siin lõvide poole liikuma. Muidugi 10 on kõik siis sellised kaardid, mis alustavad mingit uut tsüklit ja lõpetavad ära vana võib-olla mitte nii eduka tsükli. Et lõvid, kui siin minevikus oli nagu probleeme mingi materiaalsete või raha või tööasjadega, siis liinid peaks nii-öelda lahti minema ja tegelikult müntide 10 ei ole ainult hea nagu tööasjades, et müntide 10 on väga hea ka nagu pereasjades. See on üldine siuke külluse, viljakuse kaart ja külluse energia on ka siis ju armastuse energia ja viljakus võib ka tähendada rasedust. Et siin potentsiaali on kindlasti, et lõvid kas on siis alustanud või on peatselt alustamas mingit uut tsüklit enda elus. Ja siin võib tegemist olla siis mingi meeletult suure uue tsükliga. Sest 3. kaardina on lõvide jaoks siin väljas maailmakaart ja maailmakaart ütleb siis põhimõtteliselt seda, et terve uus maailm on lõvile justkui avanemas. Uued võimalused, uued valikud, uued inimesed ja samas maailmakaardil on siis hästi edukas ja hästi nagu võidukas energia. Kindlasti tähendab ka head õnne ja see on suure arkaani kõige nagu viimane kaart, et see tähendab ka siis seda, et see lõpetab ära siis terve arkaani nagu tsükli. Aga samas see siis tähendabki nagu seda, et algab täiesti uus nagu mingi võimekas tsükkel ja selle uue tsükliga peakski kaasnema siis uued võimalused ja uued valikud ja samas ka see edukus ja võidukus nendes olukordades. Muidugi maailmakaart, eks ju, maailma avaneb võib ka tähendada siin lõvide jaoks mingit sihukest reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust. Et võimalusi on siin igalt poolt ja praegu on lugemine ikka väga positiivne. Ja läheb edasi sellepärast, et teist rida lõvi jaoks alustab mõõkade äss ja võtavad lõvid siit ühe ässa ära ja mõõkade äss on väga hea lahenduste selguste kaart. Kui on siin mingid olukorrad, kus ei ole olnud vastuseid, siis kindlasti see kaart peaks need vastused tooma. See on natukene ka sihuke illusioonidest vabanemise kaart, et kui siin on olnud mingid negatiivseid hirme, mingeid siukseid mentaalseid asju, et mõõkade äss on väga mentaalne kaart, muidugi väga hea suhtluskaart, et võib see tähendada siin mingit suhtluse avanemist, aga samas ka mentaalset nagu selgust, et keegi võib siin vabaneda mingitest hirmudest. Samas jällegi mõõkade äss on väga hea siuke võidukate, edukate alguste kaart. Et kui te olete mõelnud siin midagi nagu proovida või midagi alustada, siis lõvid ma soovitaks vähemalt proovida, sest võib see siin tähendada seda, et mingi asi hakkab teie jaoks hästi kiiresti nagu arenema. Et vähemalt tasub proovida ja ma arvan, et kui te proovite, siis te võite väga rahule jääda, sellepärast et teise kaardina on teises reas väljas karikate 9.
ja karikate 9 on siis nii seksuaalse kui emotsionaalse rahulolu kaart ja tegelikult lõppkokkuvõttes on see sihuke nagu emotsionaalne soovide täitumise kaart. Et justkui see kaart ütleb, et keegi satub siin sellisesse olukorda, kus ta tunneb, et ta nagu unistus või mingi suur südamesoov oleks nagu täitunud. Et kellelgi on nagu nii palju positiivseid emotsioone ühe mingi teatud olukorraga siis seoses. Et tõesti isegi natukene sihuke nagu üleolev või nagu energia, et täielik siis rahulolu ja tähendab see siin seda, et keegi tõesti on mingis olukorras edukas ja saab võib-olla siin justkui siis ka tähistada seda võidukust. Ja vau, nüüd põnevalt teise rea tahab ära lõpetada narri kaart. Ja kui esimese rea lõpetas ära suure arkaani kõige viimane kaart maailm, siis teise rea lõpetab ära nüüd Taro paki kõige esimene kaart numbriga 0, mis on siis narr. Ja narr tähendabki siis alati uusi võimalusi ja uusi valikuid ja sükest uut algust, eks ju. Ja ta on hästi kerge ja süke nagu murevaba energia, et see kaart kindlasti tähendab nagu sükest vooluga kaasa minemist. Narr muidugi on natukene hooletu või tähelepanematu, et see kaart ütleb, et te peaksite olema piisavalt tähelepanelik, et ei teeks ise mingeid rumalaid või lolle vigu. Aga üldplaanis saab siin keegi tunda ennast nagu vabalt ja kui te olete piisavalt hoolikas ja tähelepanelik, siis ei ole vaja siin midagi nagu karta. Et 2 kaarti viitavad väga tugevalt siis mingile uuele võimsale tsüklile. Ja vau, no nii, nüüd 3. rida lõvide jaoks algab veel võimsamalt, sellepärast et tuleb siit välja ka teine äss. Esimene tähtkuju, kes tänases lugemises saab 2 ässa ja on see siis lõvi ja mõõkade ässale järgi siin sauade äss näitab mingit ülimat edukust, mingit ülimat võimekust, kindlasti enesekindlust, väga tugevat sükest nagu seksuaalenergiat selle sauaga, eks ju, muidugi sauad aktiivsus, loovus, kirglikkus. Peate olema aktiivne, tegutsema, enesekindel, eks ju, võtma võib-olla mingeid väikseid riske. Samas see loovus, eks ju, et võib-olla see on mingi loomeline asi, mida te peate nagu siin proovima ja samas ka kirg, eks ju, et midagi, mida te teete kirega. Ma ei tea, mis see teie jaoks võib olla, samas see võib ka olla siuke nagu pereenergia müntide 10-ga. Sellisel juhul sauadega tugevam seksuaalenergia on siin ka mingi raseduse võimalus olemas, eks ju. Et aga just see, et 2 ässa ja mõlemad on siuksed nagu edukuse ja võidukuse ässad, et kindlasti siin tasub nagu siis edasi tegutseda lõvid. Nüüd eelviimase kaardina, 3. rea teise kaardina on siin välja anda siis ka veel mõõkade rüütel. Rüütli nüüd võivad olla siis siuksed austaja energiakaardid, muidugi alati ei pea olema. Kui mõõkade rüütel on teie enda energiakaart lõvid, siis see võib natukene tähendada seda, et te peate mingis olukorras nagu kiiremini tegutsema. Et mõõkade rüütel on hästi kiire rüütel. Muidugi jälle, kui see on siuke austaja kaart, siis see võib tähendada seda, et väga järsku võib mingi uus austaja teie ellu tekkida. Et võimalusi on palju, mõõkade rüütel muidugi, ta on siuke aus õiglane rüütel. Samas mõõgad tähendavad ikkagi natukene siukseid kannatusi või katsumusi ja see võib kellegi jaoks olla natukene siuke proovile paneva austaja energiakaart. Aga võimalusi siin on siis iga poole pealt lõvide jaoks. Ja no nii, nüüd eelviimase kaardina tuleb siit välja siis ka müntide kuningas. Müntide kuningas on natukene siuke vanade tavadega inimene, kasutab vanu toimivaid meetodeid. See on siuke stabiilne, turvaline, usaldusväärne loovisik. Võib-olla materiaalselt heal järjel. Võib see olla siuke kaart, mis näitab lõvide enda energiat, mille te olete saavutanud või mille te saavutate. Muidugi jällegi võib see mõlema sugupoole jaoks olla ka austaja või partneri energiakaart, et tegemist on küll nagu meesenergiakaardiga, samas mingil määral on meesenergiat ka naisterahvastel, eks, et mõlemal sugupoolel on seda meesenergiat. Võimalusi on palju, aga kindlasti on võimalik endal siuke stabiilne ja turvaline energia siin siis saavutada, olenevata sellest, kas te olete meesterahvas või naisterahvas. Aga ei ole hullu, sellepärast et lõvidele tuli 1 lisakaart ja täiesti ulme lõvid. See lisakaart, mis siia tuli, on müntide emand ja paneme need müntide emanda ja müntide kuninga siia põhimõtteliselt viimastena üksteise kõrvale seisma ja näitab siis sellist ideaalset nagu paarilisust. See võib kindlasti nüüd paljude jaoks olla ka siuke nagu tööenergia, et keegi võib tööga luua mingid tugevad sidemed, siis siin on hästi palju siukest edukuse ja võidukuse energiat, aga kindlasti on siin ka mingi pere või siuke suhte energia võimalik, eriti kuna on müntide 10 ja müntide 10 on seal meesterahvas, naisterahvas, laps, koer, taga on mingid lapsed mängivad, pidustused, küllus, viljakus, eks ju. Müntide emand nüüd on samamoodi nagu müntide kuningas, siuke hästi stabiilne, turvaline, siuke 2 jalga
ka maa peal mingis mõttes inimene, aga samas ka nagu piisavalt loov või leidlik, et unistada. Ja see on sihuke tõesti usaldusväärne isik, hooliv isik ja jällegi võib ka see münt näidata siin selle naise nagu viljakust või head järge või potentsiaali. Et võimalusi on siin tõesti palju ja lõvidele meeletult hea lugemine. Keegi saab siin väga rahul olla, tulevad mingid vastused, mingid lahendused, mingid vanad tsüklid lõpevad ära, algavad uued. Võib-olla hetkel peab rohkem natukene tegutsema või kiiremini selle mõõkatrüütliga ja müntide 3 või müntide 4 siis ka ütles, et rahaasjades on natuke olge ettevaatlik, et ärge kõiki päris pimesilm usaldage ja samas, kui te suudate nagu hoolikalt ümber käia, siis ei ole vaja siin karta midagi, on stabiilne ja turvaline sõit teie jaoks. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.